tere! Mina olen siis Piret ja seekordne reisivideo tuleb siis pisut teistsugune. Et esiteks on väga uus ja huvitav kogemus üldse ise siin kaamera ees olla. Tavaliselt ma üritan siis olla ainult kaamera taga. Aga teiseks on siis ka see reisivideo täiesti teistsugune seekord sellepärast, et meie 2025 suvereis ei õnnestunud siis päris sellisena, nagu me seda olime planeerinud. Ja kahjuks see reis siis lõppes ennem, kui üldse alatagi põhimõtteliselt jõudis. Et meie väga ilus plaan oli siis juuni alguses startida Tallinnast Rootsi, Kappelskääri ja sealt siis edasi sõita mööda Põhja-Rootsit. Just see Soome-pealne osa siis, kus me siis käinud ei ole veel. Ja seal siis ringi veidi tiirutada ja siis mööda Põhja-Soomet, Lapimaad ja allapoole siis koju tagasi. Ja meie esimene reisipäev algas tegelikult väga kenasti, et Paldiski Lõunasadamas olime õigeaegselt kohal ja startisime siis Rootsi ja praamisõit kulges ka kenasti ja ilm oli küll pisut vihmane, aga et muidu nagu kõik läks väga hästi, et saime see esimene päev seal Rootsis ringi vaadata ja võtsime siis suuna oma majutuse poole. Ja kahjuks siis see juhtuski, et meil oli jäänud umbes 10 minutit siis veel esimese öömajani, kui siis järsku läbi vihma ei tea kust mingisugune metsloom meie teele jooksis. Üsna selline pisike rebase suurune, aga no ega siis selliselegi ei taha ju keegi otsa sõita. Ja nii siis toimuski selline järsk pööre paremale, roolipööre ja auto lendas siis kahjuks teelt välja. Olime õhus, küll siis jalad ülespoole, küll pea ülespoole ja lõpuks siis maandusime ninapidi kraavis. Ja meie reis siis õnneks meie ise nagu midagi väga hullu meie endaga juhtunud, mida aeg ei parandaks. Aga Lõvi jaoks oli see siis selle reisi ja kogu tema teekonna lõpp. Meie siis võtsime sealt autost mõned oma asjad kaasa ja kiirabi viis meid Östersundi haiglasse, kus me siis viibisime ühe ööpäeva ja sealt edasi võtsime ühe öö hotellis ja liikusime siis juba järgmisel päeval busside ja rongiga Stockholmi, kus siis saime laevaga jälle Tallinnasse tagasi. Aga Lõvi jõudis siis Eestisse tagasi treileril circa 6 aega hiljem ja otse Romulasse. Et ma mõtlesin pikalt, kas ma üldse seda video hakkan nagu üles panema, aga siis mõtlesin, et see esimene päev Rootsis oli tegelikult täitsa vahva ja me saime ju seal ikkagi natuke filmi teha ja seda ma ikkagi tahaksin jagada ja teile näidata. Ja siit see siis tulebki. Et loodame, et siis järgmine reis tuleb siis juba kindlasti palju parem ja pikem ja huvitavam. Head vaatamist. No nii, tere! Et jälle hakkame siis reisile minema, et meil on aasta 2025, 3. juuni ja me oleme praegu siis sellises kohas nagu Paldiskis Lõunasadamas. Ja siin oleme me sellepärast, et meil oli selline mõte, et läheme siit siis nüüd laevaga Rootsi, siis mööda Rootsit siis üles põhja poole ja sealt siis Norra. Vahepeal Soomes Jänku kõrvases teeme ööbimise. Ja ühesõnaga sõidame Norra ja siis sinna üles Põhja-Norra siis nii kõrgele ja kaugele, kui üldse minna saab Põhja-Jäämere äärde välja. Tiirutame seal natukene, käime Vardö saare peal ja siis tuleme Soome kaudu jälle tagasi. Et mööda Soomet siis alla tagasi. Ja plaan on siis tagasi koju jõuda 15. juuniks. Ehk siis umbes selline 12 päeva on meil see reis. Meie Lõvi siis on meid saatmas. Ja
Ja näeme siis, mis see reis meile siis toob, et kõik asjad on meil kaasas, söögid, asjad, kõik voodiriided, kogu elamine on omal kaasas ja hommikul kell 8 peaksime siis olema kenasti Rootsis. Siin sadamas käib siis nii, et tuli Tallinki auto, võtab meid kõiki sabasse ja nüüd siis sõidame siit tema sabast siis sinna laeva peale. Jõudsime siis kenasti laeva, mööda sellist pikka laeva koridori tulime ja nüüd siis meie kajut 8042. Tere! Selline tavaline kajut, nii nagu nad ikka on, eks ju. Ilus aknaga ja merevaade ja puha ja need. Võt, ja nüüd siis hakkame sõitma. Hommikul kell 8, Rootsi aja järgi kell 7. Oleme siis kohal. No nii, võtsime, mul on juba keel juba sõlmes. Võtsime ühe kohvi endale siis siin merevaatega ja siis vaatame edasi. Sul on merevaade? Jaa. Näita mulle merd siit. No, küll ta tuleb. Võt nii. Hakkasime siis kenasti liikuma ja Paldiskist siis. On mingi 13 kraadi näitas, aga tegelikult tundub soojema. Ei tundu nii külm. Tere hommikust! Et meil on siis 4. juuni. Me oleme ilusti laeva pealt maha saanud ja nüüd siis sõidame siit Kapelskäärist ära siis ja plaan on siis sõita mööda Rootsit üles. Ja praegu siis oleme oma esimeseks sihtpunktiks pannud ühe lossi, kus me kavatseme lihtsalt siis natuke ringi vaadata, ilus loss on. Ja siis juba liigume edasi. Aga kuidas öö möödus? Käib ka. Natuke unevaeselt. Ega magada väga ei saanud. Jube palav oli kajutis. Aga edasi läheb siis kõik hästi. Meil on praegu, kell on päris vähe alles, kell on veerand 8. Ja palju meil sooja on? 15 kraadi. 15. Võt, nii et sõidame siis nüüd. Oleme siis nüüd natuke maad sõitnud, üle 100 kilomeetri natuke. Ja oleme jõudnud sellisesse kohta nagu Örbyhusi loss. Et kunagi oli see mõis, mis on siis tuntud juba 14. sajandist ja lossiks muudeti ta siis 15. sajandil. Ja seda siis tulevase Rootsi kuninga Gustav Vasa vanaisa Johan Kristensson Vasa, kes püstitas siia siis kaitserajatise kivist kindluse. Ja siia järve äärde on see siis niimoodi tehtud, ilus koht on iseenesest. Kivist torn, ma ei tea, see vist on see sama torn va? Et kivist torn on siis see, mis on siis tänaseni on see lossi kompleksi südamiku moodustab ja see siis ehitatigi 15. sajandil. Et see loss ise siis 15. sajandist jäi siis Vasa perekonna valdusesse ja Gustav Vasa valitsemise ajal seda siis laiendati kindluseks koos siis selle ümbritseva müüriga, mis siis on tänaseni osaliselt säilinud. Ja sellest ajast alates hakati siis seda lossi kasutama ka riigivanglana, kus näiteks feldmarssal, salanõukogu liige ning Narva ja Ivangorodi kuberner Karl Henriksson Horn istus vangis siis pärast riigireetmises
süüdimõistmist. Aga Lossi kõige kuulsam vang on siis olnud Rootsi kuningas Erik 14, kelle vangistas tema vend, Rootsi kuningas Johannes III. See Rootsi kuningas vangistati siis 1574. aastal ja suri ta siin vangistuses 1577. aastal. Ja üsna tõenäoliseks peetakse seda, et ta suri siis ikkagi oma venna õhutusel, mõrvati nagu. Aga siin Lossis on siis ka see suur oranžerii, mis siin siis näha on. Tänapäeval toimuvad siin igasugused üritused, kontserdid ja suvised muud üritused, näitused, aga kunagi siis eksootilisi puuvilju kasvatati siin, nagu näiteks apelsine, millest ta siis ongi ka oma nime saanud. Lilli on siin ka ilusaid. Täitsa selline ilus park on siin. Kellegi kuju oli ka siin kusagil põõsastes, nad siin. Ja siis on siin sellised kaared ka, kus all on ilus jalutada. Siin kõrval asub siis golfiklubi. Siin on golfarid siin, mängivad golfi siin. Sellises kohas olema. Et sõidame siis nüüd Rootsi kiirteel või? Nii-öelda. Et tegelikult siin on palju lubatud, 120 või 110 vist isegi. Siin on 110, aga et on Rootsis ka siis sellised nii-öelda kiirteed olemas. Ja natuke on isegi vihma hakanud tiputama. Aga muidu me praegu oleme sellise linna nagu Kävle külje all. Me Kävlesse sisse ei lähe, sõidame siit Kävlest lihtsalt mööda. Aga mõtlesin, et lihtsalt nagu öelda siis, et see Kävle on nagu hästi tuntud linn oma jõulukitse poolest. Et nendel on selline jõulukits, mis on siis õlgedest tehtud, Skandinaavia jõulukits. See on hästi suur, julbokk on ta nimi, siis traditsiooniline Skandinaavia jõulusümbol. Ja seda hiiglaslikku õlgedest kitse hakati siis Kävlesse püstitama alates 1966. aastast. Ja ta on siis sageli umbes 13 meetri kõrgune ja kuni 7 tonni raske. Ja püstitatakse siis tavaliselt esimesel advendil Kävle kesklinna Slottstorgeti platsile. Ja jaanuari alguses, siis kui jõulude periood saab läbi, siis ta süüdatakse põlema. Ja temast on saanud siis selline rahvusvaheline fenomen, kellel on siis lausa ka oma ametlik veebileht ja sotsiaalmeediakontod ja teda jälgitakse. Ja samas on linnavõimud hädas ka sellega, et sellised pahalased üritavad teda siis nagu varem ja omal algatusel juba põlema panna, ennem kui linn selleks siis on loa andnud. Et selline lugu siis selle Kävlega. Aga iseenesest nüüd me sõidame edasi Hudiksvalli suunas ja sinnani meil on veel 122 kilomeetrit sõita, et kohale jõuame, eks siis vaatame, mis seal Hudiksvallis toredat on. Oleme siis nüüd jõudnud sellisesse kohta nagu Hudiksvalli linna. Et see Hudiksvalli linn pidi siis olema selline väike ja armas rannikulinn, et kus siis vanalinnas võiks olla niisugused vanad puumajad üldse, no isegi siin on mingi puumaja selline, väiksed armsad puumajad. Ja rannapromenaad peaks kusagil olema. Ja siin on siis Hudiksvalli kirik. Iseenesest on siis tegemist ajaloolise linnaga, mida siis tuntakse ka kui Klaada Hudik ehk tõlkes lõbus Hudika.
ja linnas on siis palju huvitavaid vaatamisväärsusi ja tegevusi. Aga see kirik, see on siis, kohe lähme vaatame sellest lähemalt ka, aga see kirik on siis 17. sajandist pärit ja ta on siis Jakobskirka, millel on siis selline huvitav ajalugu ja muuhulgas peaks siis siin kirikus asuma Vene laevastiku poolt 1721. aastal tulistatud kuul. Seda, et vaata, kuidas siin on need kastekannud on niimoodi kohe, et kui tuled siin hooldama, siin on väiksed surnu need platsid ka, surnuaiaplatsid, siis saab võtta kohe selle. Aga vaatame, ikka lõbus maja see on. Selline. Töömehed teevad seal tööd, selline suur timps käib. Õues oli nii külm tuul oli. Siin täitsa mere ääres, et ega ei tahtki seal nagu väga pikalt olla. Aga siis me mõtlesimegi, et sõidame edasi. Aga iseenesest muidu siin Hudiksvalli linnas asub siis näiteks Hälsinglandi muuseum, kui kedagi peaks huvitama. See on täiesti tasuta muuseum, kultuuri- ja ajaloomuuseum. Ja lisaks on see linn siis tuntud ka veel oma Klaada Hudiku teatri järgi. Et see on siis selline teater, kus esinevad täiskasvanud, kellel on intellektuaalsed erivajadused. Ja teater on tuntud siis oma positiivse ja kaasava lähenemise poolest. Ja siin kesklinnas asub veel ka Lillfjärdeni järv, kus on siis väga mõnus jalutada või joosta, et 2,2 kilomeetrine rada on seal, et mööda seda siis. Ja siin Hudiksvalli lähedal asub siis veel Hornslandeti poolsaar, 300 meetri pärast pööra ringristmikult vasakule, 3. mahasõit. Kus asub siis Kugöreni kaluriküla, et sealt siis saab värsket kala osta. Poolsaare tipus on selline tore labürint, mida saab vaatama minna. Nii et keda see piirkond nagu rohkem huvitab, et siis võib siin ringi vaadata. Aga meie läheme nüüd edasi juba Sundsvalli või Sundsvalli linna ja seal on siis Norra mägi, mis meid ootab. Jõudsime siis tegelikult selle reisi ainsa tasulise silla peale, mis meie teele jääb. Et see on siin Sundsvallis. Aga see oli vist ainult 92 senti maksab selle silla ületus. Et meil on tehtud see e-pass jälle, nii et arve peaks tulema sinna ja probleemi nagu sellega pole. Meetri pärast mahasõit, seejärel pööra ringristmikult paremale. Nüüd me oleme siis jõudnud Sundsvalli linna ja Sundsvall on siis tuntud oma kivist linna poolest ehk Stenstadeni poolest. Me jõudsime siia vaateplatvormile, kus avaneb siis vaade linnale. Et see kivist linn, et tegemist on siis rikkaliku 19. sajandi arhitektuuriga Sundsvalli südalinnas. Ja tegemist on siis, see on nagu ainulaadne kogu Rootsis. Ja üks paremini säilinud 19. sajandi lõpukivi arhitektuuri näiteid siis. Ja see sai siis alguse pärast 1888. aasta suurt tulekahju, mis hävitas siis suure osa linnast ja üle 600 hoone. Ja pärast seda siis kehtestatigi reegel, et keskusesse võib ehitada ainult kivist hooneid, et tulekahjusid siis vältida. Aga praegu me asume siis Norra mäel, et Norra Berget, et siit avanebki siis vaade linnale. Siin on looduspark ja siin on ka palju käsitööpoode, kohvikuid, muuseume, et selline.
teed seal? Tasuline sild siis, millest me üle tulime. Pool on muidugi mega kõva. On ju? Need igasugused kohvikud ja väiksed käsitööpoed ja muuseumid ja terve see tee. Sihukuse hooga. Sakslane. Üle sõita. Tagant pari tiivast läks edasi mööda. Võt, aga meil on selles mõttes sellega nagu tänane see kohad nagu käidud, et nüüd me suundume edasi siis öömaja. Et meie öömaja asub Präkes. Meil on sinna 142 kilomeetrit sõita. Ja nii ongi. Nii et sõidame ja vaatame, kuidas meie öömaja siis on, mis meid seal ootab, et saadeti juba kõik koodid ja juhised, kuidas sinna saab ja nüüd lähme kohale. Ja siinkohal siis kahjuks meie reis lõppes, et me alustasime oma reisi Tallinnast, Kapelskääri sõitsime laevaga, sealt edasi siis Örebruusi lossi ja jõudsime siis ära käia ka Hudiksvalli linnas, Norgebergeti mäel ja kahjuks siis jõudsime kuni Präkeni, kus siis toimuski meie avarii ja mis siis meie reisi seekord katkestas.